Andestamine. Miks see nii oluline on? Tegelen me igapäevaselt teraapiakabinetis sellega, et aidata inimestel jõuda sellesse kohta, et nad saaksid päriselt andeks anda, sest andestamine vabastab meid sellest mineviku valust ja kogemusest ja me võime vabalt hingata siis selles praeguses hetkes siin. Öeldakse vahel seda, et piisab sellest, kui me aktsepteerime, et andestada ei ole vaja, kuid mina näen seda selles mingit teatud sellist kaitset, et kui ma ütlen, et andestamine ei ole vajalik, et piisab, kui ma aktsepteerin, siis seal on õrn kaitsekiht minu meelest, kus ma ei luba endale haavatavust, sest et ma kardan, et kuidagi see minu andestus vabastab selle teise inimese karistusest või siis et ta saab minema. Aga see tegelikult nii ei ole. Kes saab minema nii-öelda, kes saab vabaks, oled sina, kui sa lubad leida endal südames selle koha üles, et andeks anda. Kuid üks hästi oluline koht, kuidas me päriselt andeks anda saame, on see, kui me saame sõnades välja öelda ka kogu selle valu, mis meie sisse on jäänud. Meil on vaja olla kuuldud, meil on vaja, et me ise kuuleksime, oma peast selle välja tooksime, enda hingest selle välja tooksime, mis on siis see, mis meile haiget tegi. Ja kui me oleme saanud enda sees selle välja puhastada, vahest piisab ka sellest, kui me kirjutame selle kõik välja. Alles siis me võime jõuda selle päris eheda andestamiseni, mis aitab meile vabaneda minevikust ja elada värskemalt siin olevikus.